Sõna ERSP 25. aastapäevale pühendatud konverentsil, milleks meil erakonnad avaettekandeks Eesti asja ajamisest, on Isamaa ja Res Publica Liidu esimehel Urmas Reinsalul. Palun. Head sõbrad, Tunne, Lagle, kõik siin saalis. Läinud sügisel meenutasime siin kontserdisaalis Mart Laari valitsuse 20. aastat. Laari valitsuse aade rajanes Eesti kongressil ja Eesti kongressi sihi sõnastas ERSP. Praegu on paar nädalat valimisteni, aga asi, millest me siin mitte üldse ei räägi, on päevapoliitika. Ja ma ei räägi ERSP-st ka erakondlikust vaatenurgast, kui vaatan IRL esimehena tagasi ERSP loole, sest see pisendaks ERSP tähendust ja saavutust Eesti rahva ajaloos. ERSP on kogu Eesti rahva ühine pärand ja kogu kaasaegse demokraatliku Eesti erakonnapoliitika läte, ükskõik mis positsioonidel tänased parteid konkreetsetes küsimustes ka ei oleks. ERSP väärtus seisnes kahes põhimõttelises asjas, nagu on Tunne Kelam sõnastanud. Esiteks, selge alternatiiv komparteile ja selle moraalse õiguse välistamine suunata Eesti tulevikku. Ja teiseks, iseseisva rahvusriikluse kompromissitu nõue kui kreedo. Kui kreedo on paigas, on võimalik lahendada muid küsimusi ja nii sedastaski ERSP asutava kogu deklaratsioon. Tsiteerin. Eestimaa probleemid on lahendatavad vaid eeldusel, et meil taastub kindlustunne homse päeva suhtes, lootus ja usk. Seda saab meile anda vaid iseseisvus. Poliitilise iseseisvuse taastamine ei ole ainult eesmärk omaette. See on ka eeldus kõigi muude probleemide lahendamiseks tulevikus. Iseseisvusnõue ei ole äärmuslus. See on kõige realistlikum, kainem ja illusioonivabam tee meie muredest ja hädadest ülesaamiseks. Tsitaadi lõpp. ERSP andis Eesti rahvale julguse ja ta andis tõe. Poliitikat püütakse paljuski kujundada kui huvide küünilist võitlust. Ja vahel võib see nii näida ja vahel võib see nii ka olla, aga see on pinnavirvendus. Poliitika, eriti murrangulistel aegadel, on võitlus, hea ja kurja, pimeduse ja valguse vahel. Ja seda ka iga inimese sisemuses. Millised tunded olid teis, head ERSP asutajad, 25 aastat tagasi, seda teate vaid teie. Mul olid liigutavad Jaak Valge meenutused. Ta sedastab ERSP kogumikus. Isiklikul tasandil meenuvad aga ERSP aastad paljudele meist kui elu kõige kaunimad. Valge jätkab. Ülevus ja vaimustus ongi see, mis omaaegseid mälestusi kõige enam iseloomustab. Kaja Tullus kirjutab. Mina andsin oma südame ERSP-le, ega võta seda mitte kunagi tagasi. Pilve Elvi Kuum. ERSP aeg oli kõige ilusam aeg. Helju Kalam. See on eriline jõud, mis ersplasi kokku jõuab. Ja Mati Kiirend kirjutab aga kadunud Kalju Ojast. Kuid ta andis selles poliitilises rollis ennast maksimumi nendel õnnelikel, revolutsioonilistel ja leegitsevatel aastatel, mil ta esines oma kodumaa vabaduse hüvanguks. Ta oli sellest alati unistanud. Ta oli end kogu elu selleks ette valmistanud ja ta säras veel 5 aastat. Tsitaadi lõpp. Lennart Meri on öelnud, et õnn ongi see, kui inimene tunneb ära oma elu kauneima hetke, kui see hetk käes on. 18. augustil sel aastal olime Pilistveres Kivikangru juures ja pärast kirikus. Seal kõnelesime ka okupatsiooniaja kuritegudest. Suurim okupatsiooniaja kuritegu meie rahva vastu oli meie väärtussüsteemi nihestamine. Mure Eesti rahva vaimse uuestisünni pärast oli ERSP selge juhtmõte. Ja selle leiame ka ERSP asutava deklaratsiooni lõpust. Sõltumatus algab meist endist. Peame kõigepealt iseendid sisemiselt vabastama ja ühinema. Meie rahva õigluse ja vabaduse janu saab head ja püsivat vilja kanda üksnes juhul, kui see ettevõtmine juurdub ajalikke piire ületavates väärtustes ja tõdedes. Tsitaadi lõpp. Ja see on küsimus meile, tänasele Eestit teostavale põlvkonnale. Millisena me kujutame ette inimese elu ja tema ülesannet siin maailmas? Kas vaid oma olmeliste naudingute maksimeerimises?
või on elu ülesanded avaramad? Eneseteostus, surematus läbi järeltulijate, oma kohuse täitmine eellaste ja järglaste ees. Inimeseks olemine ei ole vaid olemise asi. Iseseisev mees ja naine on oma saatuse peremees. Ta suudab oma valikute eest vastutada, oma lähedaste eest vastutada, oma maa eest vastutada. Ja ta ei jookse selle vastutuse eest põõsasse. Niisiis julgus ja vastutustunne. Veerand sajandit tagasi andsite te Eesti rahvale tagasi julguse ennast teostada ja andsite ka vastutustundliku mooduse. Ja see moodus oli demokraatlik ideede võistlus läbi erakonnapoliitika. Ameeriklased kasutavad veidi pidulikult sõnapaari asutavad isad. Ja teie olite meie kaasaegse poliitilise diskursuse asutavad isad ja emad. Ja meie, tänane noor põlvkond, oleme teie käest saanud selle riigi, mida hoida ja anda edasi oma lastele. Vardo Rumessen mõtestas 1992. aasta valimiskampaanias lühendit ERSP. Eesti rahvas saab peremeheks. Ja seda me täna oleme. Me oleme väike rahvas ja maailm ei ole lihtne asi. Jossif Brodski on öelnud, et me võime elada vanglas või võime elada maailmas täis ohte. Paljuski püütakse avalikus arutelus meie rahvast taandada projektirahvaks. Euroopa Liit ja NATO on käes. Mis siis nüüd ringutatakse käsi? Nii kerkivad loosungid, joome poole vähem või ratsarikkaks. Või teisalt püütakse meid teha mugavusriigiks. Kõik on juba käes, nüüd pole muud kui tänase elujärje alusel olla ja kogu lugu. Ma ei ole kummagi käsitlusega nõus. Nii nagu inimese elu ei ole projekt, ei saa seda olla ühe riigirahva eneseteostus. Inimene tahab elada edasi oma keeles, kultuuris, järglastes, fotodel, pildialbumites. Ja see on loomulik. Ja iga rahvas tahab kesta üle aegade, püüdelda surematust. Ja rahva kestmine ongi meie kõige suurem tänane ülesanne, sest see on ajatu eesmärk. Ja seda sihti kannavad vabaduse kaitsmine julgeoleku mõttes, rahva arvuline kestmine, rahva vaimne elujõud ja meie jõukus eneseteostuseks. Kuid selle eesmärgi vääriline tuleb suuta olla, julgeda suuri sihte seada ja mitte plaseeruda vaid loosungiks. Mitte ei saa või olud ei võimalda, vaid kuidas olla nendest oludest suurem ja mitte olla väiklane, sest kui oleme väiklased, siis me olemegi kääbused oma ajaloos. Ja niisiis põhiküsimus on, kuidas teha Eesti vaimult ja jõud suuremaks ja kuidas Eesti laev oleks ajaloovoolus kindlam. Ja torm on tulemas. Ja see on ja see ei ole vaid statistiline tõenäosus. Kui vaatame maailmas tagasi 90-ndatele, siis Eestis oli see pöörane ülemineku ja rodeo, kuid tagasivaates maailmas stabiilsusaeg. Ajalugu ei ole lõppenud. Kuidas oleks rahva kestmine, maa peremeheks olemine paremini tagatud ühe inimpõlve pärast kui täna, et meil oleks arvuliselt rohkem, et me saaksime oma töövilju paremini kasutada, et me oleksime rahvana tublimad. Poliitilised lubadused ei ole tuleviku ehitamise selgroog. Tõde on. Ja tõde peab rajanema avameelsel ohtude ja võimaluste analüüsil. Veerand sajandi eest olid ohud selged. Eesti rahva säilimine oli noatera peal. ERSP ei lubanud mitte midagi oma asutavas deklaratsioonis. Ta kõneles sellest, et rahvas peab ennast teostama, sest me peame olema oma mineviku väärilised. Nende meeste ja naiste väärilised, kes riigi lõid 18. aastal. Ja meile, tänasele omariiklust teostavale põlvkonnale, ongi kahekõne meie võimaluste ja ohtude üle tõsine ülesanne. Just neil päevil käivad meie idapiiri taga Vene Föderatsiooni õppused Zapad 2013. Suurimad Venemaa läänesuunalised õppused pärast külma sõda ja nende õppuste plaan on läänesuunaline ründeoperatsioon. Usun, et mitte juhuslikult ei avalikustanud Putin eile oma ideed hakata maksma toetust Balti riikide kodanikest endistele Nõukogude poolel teises maailmas võidelnutele. Mõelge, milline küünilisus. Nõukogude liit sooritas okupatsioonikuriteo, neid mehi sundmobiliseerides ning nüüd püütakse seda rüütada veel propagandavõitluse vankri ette. Kui Vene Föderatsioon millegi eest maksma peaks, siis okupatsioonikuritegude ohvritele.
ja ohud peituvad ka meie mõtlemises. Kirjanik Jaak Urmet kirjutas 1. augustil Eesti Päevalehes pika pamfleti, kus heidab Eesti rahvale ette liigset rahvustunnet, mis on konstrueeritud mustvalgete vastandumistena ning põhineb Eesti okupeerimisest tuleneval pahameelel ning paanikal uue võimaliku okupeerimise ees. Ja Urmet jõuab järeldusele, et indiviidi vaatekohalt omab esmast kaalu tema enda isiklik elu ning Eesti Vabariigi olemasolu on sekundaarne. Ta nendib, iseseisva Eesti Vabariigi kadumine ei ole maailma lõpp, katastroofide katastroof. Järgmise sammuna teeb ta ka järelduse, et Eesti rahva kultuuriline eksistents ei ole samuti asi, mille nimel elu anda. Kes on surnud, see ei räägi enam ühtegi keelt. Tsitaadi lõpp. Jaak Urmet on minu hea kaaslane, kuid tänast Eesti rahvustunnet tajume me täiesti vastandlikult ja erinevalt. On loomulik ja positiivne, et rahvustunde alus on rahvana säilida. Eitav hoiak Eesti okupeerimise suhtes on loomulik rahvustunde osa. Ja omariiklus on ainuke reaalne tagatis Eesti rahva püsimiseks, sest Eesti rahvusriik on ainuke riik maailmas, kelle keskne missioon on Eesti rahva ja kultuuri säilimine. See oligi ERSP juhtmõte. Urmeti mõttekäik ütleb, et inimindiviidi elu on püha ja see väide on iseenesest mõistetav. Kuid sellest järeldab ta, et ükski võim, ehk siis Eesti rahvusriik, ei ole väärt seda, et ilma jääda oma elust. Ja siin teeb ta põhimõttelise vea. Kui vabadussõda poleks olnud, siis võib kindel olla, et Nõukogude Venemaa osana oleks Eesti rahvale saanud osaks genotsiid veel ühe inimpõlve jooksul. Need inimesed, kes sõjas olid valmis ja andsid oma elu, läksid Urmeti kontseptsiooniga enda elu kaotamise koha pealt vastuollu, kuid kindlustasid elu ja vabaduse sadadele tuhandetele kaasaegsetele. Eesti okupeerimine 40. aastal ilma sõjata ei hoidnud ohvreid kuidagi ära. Okupeerimisega läksid inimkaotusid meie rahvale maksma üle 200 000 inimese elu. Kui me ei ole valmis seisma oma riigi vabaduse eest, siis riskime sellega, et kaotame nii vabaduse riigirahvana ning kõik vabadused indiviididena. Eesti riigi vabadus, eestluse olemasolu ja eestlaste vabadus on omavahel põhjuslikult seotud, mitte lahutatavad mõisted. Eesti Vabariigi võimalik kadumine ei ole Urmeti jaoks maailma lõpp ja maailma jaoks ei olegi see lõpp, aga Eesti rahva jaoks üpris kindlasti. Ja just seda on meile õpetanud minevik. Ja mul oli see Urmeti artikkel meeles, kui läinud nädalal laupäeval sängitasime mulda 13 metsavenda, kes olid NKVD poolt hukatud pärast sõda punkri lahingutes. Vanim neist oli 40 ja noorim 17-aastane. Mehed ja naised. Ja seal nende kirstude juures ma mõtlesin, et nende elu jäi ju elamata. Enamikul neist ei olnud järeltulijaidki. Nad võitlesid vabaduse eest ja andsid oma elu teistele eestlaste põlvedele. Kinkisid selle elu meile. Ja meil on neid kingitud elusid väga palju. Vabadussõjast, Sinimägedest, vastupanuvõitlusest. Kas me oleme nende kingitud elude väärilised? Neid elusid ei kingitud meile selleks, et meie teeksime oma elust odava kaubamaja, kus oleme vaid kliendid. Head ERSP loojad, teie olite oma andmisega nende meeste ja naiste väärilised. Ja see on parim tunnustus, mida ma sõnastada oskan. Ja meie noored peame endilt küsima, kuidas olla teie väärilised, kes te läksite poliitikat tegema siis, kui poliitikat veel ei olnudki. Oli ainult andmise vaev ja andmise rõõm. Saamise iha polnud teis kelleski. Oli see, mida Ilmar Tõnisson nimetas enese salgamiseks üldistes huvides, kuid mitte kokkuleplus, sest poliitika on võitlus. Ja selles võitluses kuri peab taganema, mitte vastupidi. See, kes kurja ei takista, vastutab kurja eest. Ja see on juhtmõte meie tänase päeva poliitikaks. ERSP lugu õpetab meile, et põhimõttelistes asjades ei ole taandumine mõeldav mitte kunagi. Kreedo peab paigas olema, siis on võimalik kõiki muid küsimusi lahendada. Siis on kõik võimalik. Aitäh teile,
et te suutsite võimatut, ERSP liikmed siin saalis, kodudes ja need ERSP liikmed, keda täna meie hulgas enam ei ole. Aitäh teile, ilusat konverentsi meile kõigile!